Tervist, mina olen Kristjan Leotots Pärnu Kutsehariduskeskusest ja minuga täna on kaasas Dmitri CTF Techist ning meil on plaanis rääkida teile mõndadest probleemidest, mis on tekkinud sellega, et väga suur osa meie elust on kolinud digitaalsesse maailma. Mina personaalselt räägin teile siis natukene nutisõltuvusest, kuidas seda ennetada ja mis võivad tagajärjed olla. Saate ka ise analüüsida, kas olete juba hetkel nutisõltlane ning pärast seda natukene küberkiusamisest ning kuidas ka seda ennetada. Pärast seda jätkab siis Dmitri, kes räägib teile natukene küberturbest. Aga alustame siis. Kõigepealt nutisõltuvus. See on termin, mida te olete suurenäosusega kõik kuulnud. Aga kui ma esitan nüüd siin publikule küsimuse, kes on see nutisõltlane? See, kes loeb kogu aeg telefoni. Õige, aga veel? Kogu aeg nutiseadmes, nii. Ja. Kes mängib, üldiselt sobib. See, kes näiteks kogu aeg telefonis. Täpselt, kogu aeg telefonis, kogu aeg nutiseadmes, mängib pidevalt. Ja veel tuli üks käsi sealt tagant poolt. See, kes võtab tualetti ka kaasa selle, täpselt niimoodi. Ja nii on. Et need märksõnad, mis välja tulid, on väga korrektsed tegelikult. Nutisõltlased on inimesed, kes igapäevaselt ükskõik kus, olenemata olukorrast, on siis mingisuguses digitaaltehnoloogilises seadmeks, on selleks tahvelarvuti, mobiiltelefon või sülearvuti, mida iganes. Võib aga mõelda, et me olemegi sellises ühiskonnas. Ilma internetita, ilma sotsiaalmeediata me ei kujuta elu ette ja väga paljud inimesed ei saaks ilma selleta ka üldse töödki teha. Aga mis teeb nutisõltlasest nutisõltlase? Väga õige ärevus, et üks viis ära tunda nutisõltuvust kui reaalset sõltuvust on see, et kui talt need seadmed ära võtta, siis ta ärritub, ta läheb pärast väga rahutuks ja ta ei taha üldsegi seda ära anda ja ta ei ole üldse vastutulek sellele, et näiteks kui vanemad ütlevad või keegi teine ütleb talle, et palun, sa oled juba täna 4 tundi või rohkem olnud mobiiltelefonis või arvutis, et tee midagi muud, ja ta ei pea sellest kinni. Et ta ei suuda ümber mängida, ta ei suuda ümber lülituda. Aga mis selle tagajärjed võivad olla? Miks see võib probleemiks olla? Et kui keegi ütleb sõltuvuse, siis tüüpiliselt sellega käib kaasas midagi negatiivset, sellel on tagajärjed. Aga mis tagajärjed võivad nutisõltuvusel olla? Käitumishäired, nii on. Väga paljude nutisõltlaste puhul, eriti need, kes on nutisõltlased mitte sotsiaalmeedia kasutusvaldkonnas, eks, et siin tuleb natuke eristada, mõned on need, kes on kõikides sotsiaalmeediakanalites kogu aeg ja kellegi ka chativad, ja siis on nutisõltlased, kes võib siis öelda, et nad on mängudest sõltuvuses, eks. Väga paljud need nutisõltlased, kes mängudest on sõltuvused, nad on, neil on, võivad tekkida ja on analüüsid, et tekivad siis teatud olukorras ka raevuhood. Aga veel, mis tagajärjed võivad olla? Kui sa, jah? Jah, täpselt, silmanägemise kadumine tuleb naturaalselt, sest et kui sa päevas mitte midagi muud ei tee, kui vaatad seda arvutiekraani siin, siis see kurnab tegelikult silmi. Et puhkepause peaks tegelikult olema ja tegelikult üle 8 tunni ei tohiks nagu nii seda ekraani vahtida, see tõttu ka tööl ei soovita seda teha, jah? Jah, see on üks viis, et tegelikult pärast nägemiskahjustust eemaldada, jah, ja see ei ole väga odav tegelikult. Aga kas, kui nutisõltuvusest räägime, inimene on arvuti taga, sotsiaalmeedias või kus iganes, päevas 10–12 tundi, milleks seal muu, tal ei ole ju vaba aegagi, mille ta õpib? Kas see sõpradega jõuab välja minna? Üks nutisõltlaste puhul, üks asi, mis on väljendunud, on see, et nad distantseeruvad teistest inimestest. Nad ongi nende suhtlemine käibki läbi veebi, nad ei käi sõpradega väljas, nad ei räägi ka nendega ja kõik suhtlemis, mis on väga ebapersonaalne tegelikult läbi mingite suhtluskanalite, eks. See võib tekitada hiljem ka siis, et kui pikaajaliselt on inimene nutisõltlane olnud, siis
tal tekib ärevus lihtsalt selle tõttu, et ta mõtleb, oi jumal, ma pean nüüd minema kuhugi, kus on 30 inimest ja nendega rääkima, eks. Ta ei ole harjunud nendega ühes ruumiski koos olema, eks. Et ka sellised ärevusprobleemid võivad tekkida ja need võivad isegi väga rasked olla niimoodi, et inimene teatud hetkedel ei julge isegi oma kodust lahkuda. See ei tähenda, et ta ei ole suhtleja, ta lihtsalt ei suuda personaalselt teiste inimestega ühes ruumis koos olla ja nendega suhelda. Kui ma nüüd esitaksin küsimuse siin publikule, et mis te arvate, kas te ise olete nutisõltlased? Mõned noogutavad jaatavalt, mõned raputavad pead, et ei. Aga tundus, et see oli enam-vähem ühtlane siin, et see inimest ära, kes ütlesid nii-öelda jaa ja kes ütlesid ei, eks. Tegelikult asi ongi tänapäeval läinud nii kaugele, et enam-vähem pooled noortest on nutisõltlased. Nad jätavad koolitööd natuke tahaplaanile, mõtlen, mängin tund aega veel, küll ma siis teen, ma läksin 10 minutit nüüd üle, et mängisin tund 10, mängime tund veel, et kui järgmine täistund tuleb, siis lähme edasi, eks. Et kui te ennast seal ära tunnete, siis kuidas ennast võõrutada? Üks lihtsamaid viise on see, et pange see seade, kui te hakkate koolitööd tegema või lugema või mida iganes muud peaksite hakkama tegema, võtke see mobiilseade, pange ennast lihtsalt kaugemale, eks. Kui ta on teil kogu aeg kuskil lähedal ja kogu aeg väriseb või vibreerib, siis ta on hea kohe kätte võtta ja vaadata, mis seal toimub, eks. Pange ta lihtsalt kaugemale, eks. Siis mõnikord jah, te lähete piilute seda, vaatate, mis seal toimub, aga on väga suur tõenäoliselt mõnikord lihtsalt, ma ei hakkagi kõndima, et see on mingi teises maja otsas või kuskil teises toas, eks. Et see on üks kõige lihtsamaid viise, kuidas alustada, kui te leiate, et te olete ise nutisõltlane ja see tekitab teile probleeme. Kas on praegu selle kohta küsimusi? Siis ma liiguksin oma teise poolega edasi. Et jah, noored on tänapäeval väga suure osa oma ajast mingil kujul mingisuguse suhtlusteenuse või sotsiaalteenusega seotud. Ja sellega on mängu tulnud siis selline teine väga pahatahtlik nähtus, milleks on siis küberkiusamine. Et kõik teavad, mis on kiusamine. Et kiusamine on eksisteerinud pikka aega. Nüüd lihtsalt tänu sellele, et kogu elu on kolinud veebi ja erinevate nutiseadmete külge, on ka see vorm digitaliseerunud. Mis on küberkiusamine? Kui keegi viib läbi küberkiusamist, mida ta teeb? Jah. Kiusab, aga kuidas? Läbi interneti. Jaa. Läbi interneti, jaa. Jah, näiteks saadab sõnumeid, jah. Mingi pahatahtliku sisuga nokib, lihtsalt segab. Et sama asi, mida enne tehti verbaalselt näost näkku, on nüüd kolinud veeb, eks. Ehk halvustamine, mahategemine ja nii edasi, eks. Nüüd, aga miks on veel probleemiks, nimelt, kuna läbi veebi suhtlemine on veidi rohkem ebapersonaalne, eks, et kui sa inimesega oled näost näkku, siis sa tihtipeale ei julge midagi sellist öelda, või sa näed teda ka näost näkku, ta on inimene, ta on su klassikaaslane, eks, ja sa ei ütle tihtipeale talle midagi sellist, eks. Aga veebis üle sotsiaalmeediakanalite see osa kaob ära, eks. Ja inimesed on tihtipeale natukene julgemad midagi öelet ütlema. Aga ka digimaailmas see kiusamine ei ole ainult siis sõnumite saatmine. Et see leiab aset ka kasutades teisi vorme. Nimelt tihtipeale tehakse kellegi teise nime all sotsiaalmeediakontosid ja siis hakatakse tema nime all postitama igasugust, kes teab, mis rämpsu, eks. Paljudest on mingid fotod veebis kättesaadavad ja võetakse mingi fototöötlusvahend ja siis, kes teab, mis roppuse sellega veel tehakse ja jagatakse seda, eks. Et sellised vormid on ka nüüd hakanud levima. Mitte paljud juhtumid, aga osad küberkiusamisjuhtumid on nende kiusatakse, see ei olegi kiusamine, ma tegin nalja, et nad mõtlevad, nad trollivad kedagi, eks. Aga nad tegelikult ei saa aru sellest, et see, mis nende jaoks või nende inimeste grupi jaoks, sõprusrühma jaoks on naljakas ja mis nad leiavad, et ma lihtsalt viskan nalja, trollin kedagi, eks. See võib teisel inimesel tegelikult olla tohutult traumatiseeriv. Et pange ennast sellesse olukorda, et kui te olete see teine inimene üksinda ja nüüd mingi grupp inimesi hakkab teie nime all siis sotsiaalmeediakontosid tegema, kes teeb mida postitama, teeb pilte siis redigeeritakse ja levitatakse,
et teie jaoks on, kas see on siis teie jaoks naljakas? Ei ole väga naljakas, kui teie sellega pihta saate, see ei ole mingi trollimine ei ole inimeste maha tegemine. Aga ma arvan, et mina praegu siit oma osa jätaksin pooleks ja annaksin sõna siis edasi Dmitrile, kes on CTF Techist, kes räägib siis teile natukene küberturvalisusest. Tervist, aitäh! Mul on rõõm olla siin, et paar sõna siis küberturvalisuse infoturvest. Kõik me kasutame erinevaid sotsiaalmeediasaite, logime sisse kuskile veebikeskkondadesse ja mis on need põhiasjad, mida me kasutame, kui me kuskile lähme. Et üks on see kasutaja nimi ja teine on siis see parool, mida me sisestame, et saada ligi enda asjadele, enda sotsiaalmeediasaidile, enda andmetele. Ja mis asi see parool on? Kõik arvavad, et parool on midagi, mis jääb lihtsalt meelde, mis on lihtne, seda saab kiiresti trükkida, aga kui me vaatame reaalselt, tegelikult see parooli keerukus on väga oluline. Et kui teil kuskil Instagramis, Facebookis, TikTokis on väga nõrk parool, see tähendab seda, et seda on suht lihtne ära arvata ja seda võivad ära kasutada ka pahalased. Et siin on üks soovitus kõikidele, et kui te valite endale mingit parooli, veenduge, et see on keeruline, et on piisavalt pikk, et tal on mingid tähed, on mingid numbrid, on mingid komad, punktid. Ja oluline ka meeles pidada, et parool on selline asi, mida peab aeg-ajalt vahetama. Et ärge kasutage ühte parooli päris pikalt. Ja veel üks oluline asi, et kui teil on erinevad sotsiaalmeedia keskkonnad, sama Twitter, Instagram, TikTok, kasutage erinevates kohtades erinevad paroolid. Sest maailmas on päris palju juhtumid olnud, kus inimeselt kaaperdati parool ära ja see parool oli kõikidest veebikeskkondadest. Ja pahalased said sinna ligi ja hakkasid postitama siis mingit valet infot, hakkasid siis saatma mingit veidraid sõnumid teistele, aga ainult sellepärast, et kasutajal, kes oli erinevates keskkondades, tal oli üks sama parool. Et parool on ka selline asi nagu hambahari, et aeg-ajalt ikka vahetate selle välja. Võtate uue, vana aegub ära, võtate uue, et samamoodi on parooliga. Et vahetage 2 korda aastas, aga vähemalt tehke see kindlasti ära. Veel üks oluline aspekt on see, et kui te logite kuskile sisse sotsiaalmeedias või kuskile veebisaiti, vaadake ringi, sest tihti selja taga on inimesed, kes piiluvad üle õla ja siis nad võivad näha, mis parooli te sisestate. Et enne kui te hakkate kuskil sisestama parooli, visake pilk paremale vasakule selja taga. Et veenduge, et ei ole kedagi, kes võiks teie parooli nagu märgata, kirja panna ja siis pärast nagu kuritarvitada seda teie vastu või teiste vastu. Kas paroolide kohta ja üldse sisse logimise kohta on küsimusi? Ma esitaks võib-olla enda poolt siis teile ühe küsimuse paroolide kohta. Et väga üldiselt, kelle parool on pikem kui 13 sümbolit? Kahjuks väga vähestel nagu näha. Et soovitan väga lihtne viis enda parooli turvalisemaks muuta, ka siis, kui see lekib, seda on lihtsalt raskem pärast ära arvata ja murda. Kasvatage lihtsalt kas kõige lihtsamal kujul pikkus, kui te ei taha isegi väga palju erisümboleid kasutada, eks. Lihtsalt pikkuse kasv aitab väga palju kaasa tihtipeale. Ärge võtke kunagi parooli, mis on minimaalse pikkusega, mida see keskkond lubab, tüüpiliselt selleks on 8 sümbolit. Ei. Ärge palun seda tehke. Ja kes on kasutanud sellised huvitavad lahendusi nagu paroolihaldureid, siis üks on soojalt soovitan. Selle tõttu, et see keskkond võimaldab teil automaatselt genereerida väga tugevaid ja turvalisi paroole ja ta ise salvestab ja jätab need meelde, eks. Et teil on tugevad paroolid, te saate iga keskkonna jaoks teha eraldi parooli ja te ei pea neid isegi meelde jätma.
aitäh. Kuidas veel need pahalased käituvad internetis? Et noh, teil on sotsiaalmeediakeskkonnad ja päris tihti tulevad mingid teated, message'id, kus on mingi link kuskile. Ja väga tihti pahalased saadavad lingi, mis viitab siis kuskile saidile, mis siis võib nakatada teie arvuti või telefoni. Et nendega olge ka väga ettevaatlikud, et enne kui te avate, vaadake veel korra üle, kust on see link tulnud, kes on selle sõnumi saatnud teile, kas te tunnete seda inimest. Kui kuskil emaili sees on mingi manus, et vaadake ka kindlasti üle, et mis laiendiga see manus on, sest väga tihti saadetakse need faili nimed või need manused, mis näevad välja nagu tavaline tekstifail või pilt, aga tegelikult see on mingi käivitatav programm ja kui te avate selle, siis teie arvuti on juba pahalase kontrolli all. Et olge väga ettevaatlikud, kui te näete kuskil mingid linke või sõnumeid, kus inimesed paluvad teil nagu avada seda ja siis sisestada mingid andmed kuskil saidil. Et see on tavaline sihuke käitumine, kuidas pahalased tegelevad. Ja see praegu on sihuke suht karm asi, nagu et mitte ainult lapsed nagu saavad endale veiled linki, aga igasugused asutused ja ülikoolides saadetakse need lingid, millega siis pahalased tahavad, et keegi klikiks sinna, avaks mingi saidi, laeks alla mingi faili, käivitaks selle ja siis pahalased saavad täieliku kontrolli üle teie iPadi või Androidi või arvuti või telefoni. Et olge ettevaatlikud, kui te avate mingit linke. Ja kui teil on kahtlus, et teie sõber saatis, kirjutage talle lihtsalt või helistage, kirjutage, küsige, kas sina oled mulle midagi saatnud. Kui tuleb vastus jah, et siis võib olla, et siis jah, tõesti teie sõber või sõbranna saatis teile mingi faili, ma ei tea, koolitöö, mingid pildid, mingid videod, siis võite avada. Aga kui teil on mingi kahtlus, et veenduge, et see fail on tulnud sellelt inimest, keda te tunnete ja ta päriselt saatis mingi faili. Mis veel on infoturbes on oluline, et kui te olete kuskil koolis, kui te olete, ma ei tea, raamatukogus või lennujaamas või kaubanduskeskuses, on ka oluline meeles pidada, et traadita internet ehk wifi, et ei tasu igas kohas ühendada ennast wifiga, sest te kunagi ei tea, kes on selle wifi omanik. Ja pahalase jaoks on väga lihtne on üles sättida enda wifi ja kui te lähete sinna wifisse, siis pahalasel on võimalus siis korjata kogu infot, mis teie teete selles wifis. Et ta võib korjata teie kasutajanimed, mida te kasutate sisse logimiseks. Nad võivad korjata paroole, mida te sisestate, kui te logite kuskile sisse. Nad võivad saada infot, kus saitidel te käite, et siis vastu teid teha juba mingid siuksed rünnakud. Et nad näevad näiteks, et te olete käinud kuskil raamatukogu saidil, siis nad saadavad teile mingi teate, et see on raamatukogust tulnud, et kliki siia, ava see fail, käivita enda arvutis või telefonis ja siis oledki nagu ohver, nagu infoturbe, see küberrünnaku ohver. Ja seda on juhtunud päris tihti, et siin ka olge ettevaatlikud. Kui te näete mingi wifi, mis ei ole teie kooli oma, mis ei ole siis nii-öelda usaldusväärne, traadite see internet või wifi, et ärge ühendage sinna. Pigem kasutage tavalist seda mobiilset netti, mis on teil telefonis, sest mobiilne net on praegu turvalisem kui wifi. Kas on wifi kohta küsimusi ka? Kas te tihti käite wifis kuskil? Kasutate ikka suuremalt mobiilset andmesidet või? Küsimus või? Aga kui on näiteks kodus internet, siis saab ka mingi küberrünnaku ohver olla.
ahah, et küsimus oli siis see, et kui on koduinternet, kas siis on ka võimalik olla siis küberrünnaku ohvriks? On küll jah, aga siin peab jälle nagu ettevaatlik olema, et peab kindlasti vaatama, kes teile saadab mingeid sõnumeid, kes teile saadab mingeid e-maile ja siin on samamoodi, et isegi kui te olete koduvõrgus ja kodu wifi's, siis peate ka ikka ettevaatlik olema, sest pahalased on sellised inimesed, kes nad on natuke psühholoogid ka, et kui nad ei suuda otse rünnata mingeid seadmeid, et seadmed on kaitstud, nad on hästi turvatud, kõik uuendused on peale pandud, et kui nad ei suuda seda rünnata, nad hakkavad ründama inimesi, et nad hakkavad saatma erinevaid linke, et kliki siia, ava see fail, lae alla see fail, käivita seda. Et tegelikult see info küberturvalisus, see peab olema igal pool sama, et kas sa oled kodus, kas sa oled koolis, kas sa oled kuskil raamatukogus, kaubanduskeskuses, et igal pool peab olema ettevaatlik. Peab vaatama ringi, peab aru saama, kas see kiri, email, message on tulnud teie sõbra käest või ei ole tulnud. Kui on kahtlane fail, ärge avage kindlasti. Kustutage ära. Et peab olema ettevaatlik ka koduses võrgus. Mul endal oleks teile üks küsimus. Kui paljud teist on omale arvutiviiruse suutnud paigaldada või alla laadida? Osad julgevad tunnistada, üle nad julge või? Jah. Väga hea, et osad tõstavad käe ja ütlevad, et nad on arvutiviiruse saanud. Väga hea, see tähendab seda, et olete kätte saanud, et teie arvuti on nakatunud. Teised, kes ütlevad, et ei ole kunagi mingit viirust alla laadinud, ütleme niimoodi, et kes on laadinud võib-olla mõne mängu või mingi mängu jaoks mingi cracki alla, eks, et kui te olete seda teinud, siis ma peaaegu garanteerin, et teie arvuti on ka mingi hetk olnud võib-olla nakatunud, aga lihtsalt võib-olla te ei ole kätte seda saanud veel, jah. Ma sain sellest viirusest lahti. Jah, ja mida sa kasutasid? Kasutasid antiviirust, et viirust lahti saada, jah. Suurem osa juhtudel ongi, et kui te olete suutnud oma arvuti ära nakatada, siis see ei tähenda seda, et kohe teie arvuti hakkab töötamast või mingid aknad tulevad ette midagi sellist. Suurem osa juhtudel, kui teie arvuti on nakatatud, see töötab täiesti vaikselt tagataustal. Aga teil on mõistlik viiruse tõrje ja te regulaarselt skaneerite oma arvutit, siis te tüüpiliselt saate selle vähemalt kätte. Ja kindlasti lisaks sellele viiruse tõrjele kindlasti vaadake teie arvuti, telefon, et oleks nii-öelda up to date, et kõik uuendused oleksid peal, sest need tarkvarafirmad ja telefonitootjad, nad ikka aeg-ajalt teevad mingi tarkvara uuendusi, mis parandavad siis mingeid auke. Et siis pahalasel on vähem võimalust nagu kuidagi sisse murda teie telefoni või kuskile veebikeskkonda või saada ligi mingitele andmetele. Nii, kas on üldiselt küsimusi, kas küberturbe või nutisõltuvuse või muu kohta? Jah? Minu on niisugune küsimus, et mida siis teha, kui su sõbra kontol tuleb nii-öelda phishing informatsioon või sellist nagu kahtlast juttu? Mida siis toimub? Et küsimus on siis see, et kui sõber saadab nagu mingid phishing linke, et mida siis teha? Et siin on nüüd tegelikult, ma ise täpsustaksin, kas sa arvad, et see sõber teeb seda teadlikult või ta konto on kaaberdatud? Mida üldse teha, kui hakkab sõbra kontol kahtlast juttu tulema, tahaksid registreerida kuskile või ühesõnaga jah, et kas et on kummaline käitumine, et mul oligi siis selline täpsustav küsimus, et kas sa arvad, et ta teeb seda tahtlikult või ta konto on kaaperdatud? No kui küsimusele ja ta vastab, mitte tavapäraselt. Aga ta vastab? Jah. Et sõber kirjutab, saadab kahtlaselt linke ja sa kirjutad talle vastu ja ta vastab. Ja kas ta vastab, nagu see sõber varem vastas? Pigem vigased, nagu oleks tõlgitud.
pigem vigaselt nagu oleks tõlgitud, aga vastab. See on tüüpiliselt siis märk sellest, et jah, see konto on kaaperdatud ja kas sa oled oma sõbraga rääkinud? Andsid teada ja vähe kasu. Sellisel juhul tegelikult, kui suurem osa, kui su sõber selles suhtes midagi ei tee, siis üks variant on võimalik blokeerida sisse tulevad sõnumid või teine variant on siis reaalselt sellele sotsiaalmeedia lehe kasutajatoele kirjutada ja öelda, et seal tuleb pahatahtliku sisuga linke ja pärast seda võidakse see konto siis lihtsalt automaatselt blokeerida. On kellelgi veel midagi hetkel küsida? Vist tundub, et ei ole. Aga... Et mul on veel võib-olla üks väike, mitte hoiatus, info lihtsalt, et kuna need pahalased, nad on ka mingil moel nagu psühholoogid, et nad üritavad ka siis rünnata inimesi siis, kui inimene pöörab kõige vähem tähelepanu. Et millal tavaliselt inimene pöörab vähem tähelepanu mingi infoturbele, jah? Tavaliselt on mingi reede õhtu, sest sul on koolinädal on lõppenud, sul on töönädal lõppenud, sa tahad juba kõik kinni panna, sa tahad koju, sa tahad filme vaadata ja sellel hetkel nad tihti saadavad igasuguseid linke ja manuseid ja faile. Et sul on vähem, sa oled väsinud sellest pikast töönädalast ja siis nad loodavad selle peale, et pahalased, et sa avad selle lingi või sa laed alla selle faili ja käivitad selle. Et need pahalased on jah, mingil moel psühholoogid, et vaatavad, nad teavad juba jah, et reed on siuke päev, kus inimesed reede peale lõunad on rohkem väsinud, ehk siis vähem tähelepanu asjadele, nüanssidele ja loodavad, et siis keegi avab selle lingi või laeb alla selle faili. Jah, aitäh, Dmitri. Aitäh. Aitäh, et tulid ja rääkisid siis meiega ja aitäh ka minu poolt kuulajatele. Loodan, et midagi oli siis teile ka uut ja jätate midagi kõrva taha, et proovite võib-olla natukene vähendada oma igapäevast nutiseadmete kasutust. Lähete, äkki vahetate täna ka mõnes keskkonnas oma nõrga parooli ära ja loodan, et siis küberturbe valdkonnas te olete ka tulevikus natuke teadlikum ja teate, mida siis mitte teha ja mis on siis need ohtlikud sõnumid ja käitumisvormid, mis siis tähendavad seda, et teie arvutit proovitakse võib-olla siis üle võtta ja kaaperdada. Aga aitäh kuulamast!